Tervist kõigile, enne kui ma videot alustan, siis aitäh teile 69 subscriberi eest, see on nagu selline suhteliselt suur number, noh aitäh teile. Loodaks saada, ma arvan, selle aasta lõpuks 100 subscriberini, aga isegi kui me ei jõua sinna, siis siiski suur aitäh teile. Ühesõnaga, tänase video teemaks on siis selline tore teema nagu meie generatsioon. Selle all mõtlen ma peamiselt lapsi, kes siis nagu teevad asju, mis ei ole väga sellised, ei ole sellised tegevused, mida peaksid või võiksid lapsed teha. Ma küsisin ka Snapis lugusid, videoid, pilte ja nii edasi asjadest, mida teie olete näinud või mida teie olete kogenud, nii et vaatame neid mõndasid asju. Vot see on rebeli nägu. See lihtsalt nagu, see ei ole äge, see lihtsalt nagu jätab sellise väga tauni ja lolli mulje sust. Ossa pagan, sa keerasid tooli tagurpidi. Vot see on küll top-notch huumor, kirjutad mingi kuradi punase markeriga lihtsalt prügikasti peale mingi, et keegi on hool ja siis hull naljakas. Okei, aga on veel nagu selliseid inimesi, kes lihtsalt nagu, nad on mingi 8 või midagi ja tüübid juba kimuvad. Nagu ma kuulsin ühe sõbra käest kuu aega tagasi, et ta oli näinud, kuidas 3. klassi lapsed kimuvad. Ma olin nagu mida viitu, 3. klassi lapsed on mingi 10-aastased või. Ja nüüd täna, kui ma läksin Snapi küsima, et rääkige lugusid, siis ma kuulsin, et 1. klassi lapsed kimuvad. 1. klassi lapsed. Tüüb lihtsalt rahulikult tõmbab kõik selle sita ja mustuse, mis seal laadi augus sees on enda kopsudesse. Lisaks teidivad 11-aastased 21-aastaseid. Mul koolis juba 1. klassi omad on mingi see, tüdrukud käivad poiste juures ja ütlevad, et miks te teiste tüdrukutega räägid, me pidime ju paar olema. Huvitav, kuidas näeb nagu suhe välja 1. klassi laste silmest. Nagu, kas suhe on lihtsalt see, et sa jagad oma mänguasju või? Oi, see oli ikka kimu. Enamus sellistest asjadest on põhjustatud liigsest interneti kasutusest. Vanemad ei jälgi ega ei piira lapsi selles suhtes, et kui kaua nad on internetis ja mida nad jälgivad seal, nii et see mõjutab neid ikka suhteliselt palju. Nagu näiteks, kui mina olin väiksem, mul oli LPS-i kanal, ärge kommenteerige selle kohta, aga ma sõimasin YouTube'is ühte teist last, kes tegi samamoodi LPS-i videoid. Ma sõimasin teda Tauniks ja ma ei tea, kellegiks veel ja ühesõnaga siis tema ema sai kontakti minu emaga ja ma sain nagu räigelt karistada selle pärast. Ma ei oleks seda teinud, kui ma ei oleks teadnud, mis asi on taun, kuna ma mäletan väga hästi, et minu ema või üleüldse minu vanemad ei kasutanud seda sõna minu ümber. Ja ehk siis see on siis kuskilt internetist võetud. Lisaks sellele panevad ka väga paljud lapsed üles TikToki või Snapi näiteks ka väga palju mingisuguseid masendavaid ja depressiivseid videoid, mis on nagu näiteks mingi, et ma nii väärin seda ja siis mingi pilt mingi värsketest või lõikehaavadest. Või siis mingid seda tüüpi videod või ka nii-öelda sellised tsitaadi tüüpi asjad. Ühesõnaga, mu point on see, et TikTok, Twitter, Snap, ükskõik ei ole koht selliste, ma ei tea, masendavate personaalsete probleemide jagamiseks. Lisaks väike nõuanne lastevanematele. Palun kontrollige, mida teeb teie laps sotsiaalmeedias, eriti Instagramis. Ja jumala eest vaadake, et neil ei ole TikTokis lipsinki videoid, kus nad räägivad tüdrukutele kokaiini andmisest või mingisuguse limusiini akentest. Aga sellega ma siis tänaseks lõpetan. Aitäh, et vaatasite. Tänu teile uuesti 69 subscriberi eest ja loodan teid näha järgmises videos.